Kui enamus 3D programmides on kusagil nurgas mingi tööriist, millega saab seda vaatenurka muuta, siis Blenderis sellist nurgas olevat tööriista ei ole. Et siin tuleb kasutada hiire keskmist klahvi. Vajutame hiire keskmise klahvi alla ja nüüd vasemale paremale liigutades saamegi vaatenurka 3Ds muuta. Aga tänapäeval on selle keskmise klahviga sellised lood, et mõnel arvutil seda ei ole üldse. Näiteks läpaka trackpadil ei pruugi üldse olla keskmist klahvi. Ja mõnel hiirel on see keskmise klahvi funktsioon kusagil hästi raske rulliku all, et seda ei ole väga mõnus kasutada. Sellisel juhul võib kasutada alternatiivi. Võtame lahti eelistused. Ja siis siin on sisendi eelistused. Ja selline koht nagu mouse, emulate 3-button mouse. Vaikimisi on see välja lülitatud. Minul on ta siin juba sisse lülitatud. Võtame save as default. Ja tulemuseks on see, et nüüd me saame keskmise klahvi asemel kasutada sellist kombinatsiooni, et hoiame all alt klahvi ja siis lohistame hiire vasema klahviga. Alt klahv alla ja siis hiire vasema klahviga lohistamine. Paralleelselt jääb tööle ka hiire keskmise klahvi kasutamine. Enamus kujundus- ja 3D programmides on nii, et põhitegevus toimub hiire vasema klahviga. Aga Blenderis on kasutusel hästi palju ka parem hiireklahv. Parema hiireklahviga saab siin objekte ära märkida ehk aktiivseks teha. Mis meil siin vaikimisi stseenis on? On üks virtuaalne kaamera, on üks kuubik ja on üks valgusti. Kui meil on vaja kõik asjad korraga aktiivseks teha, siis võime kasutada select menüüd ja võtta siit select all. Et sellel on selline omadus, et kui midagi juba on aktiivseks tehtud, siis esimesel korral see muudab kõik mitteaktiivseks ja teisel korral teeb kõik aktiivseks. Et see on nagu selektimine ja deselektimine ühe korraga. Nagu näha, võib kasutada shortcuti A. Aga mida teeb siis Blenderis vasak hiireklahv? Vasaku hiireklahviga saab panna paika 3D kursori. Seda muidugi siin 3D ruumis on väga raske täpselt paika panna, kuna ekraan on kahemõõtmeline. Nii et kui hiirega klõpsimine ei õnnestu, siis võtame siit lahti selle Properties paneeli. See paneel siin. Siit menüüst saab kätte. Ja kerime natukene allapoole. On olemas selline koht nagu 3D cursor. Siin saame siis kolmemõõtmeliselt ja väga täpselt selle asja paika panna. Ja mille jaoks see 3D kursori asukoht oluline on? Me saame Blenderisse lisada siit primitiivobjekte. Võtame lahti add menüü.
noh, see kuubik on ka siin mesh, võtame siit mingi muu meshi, näiteks mingisuguse kera, ja see kera nüüd asetatakse täpselt sinna, kus see 3D kursor parajasti oli. Nii et kokkuvõttes on Blender disainitud sellisena, et me kasutame enam-vähem võrdselt kõiki Hiire 3 klahvi. Ja tulemuseks on see, et kui me peame arvuti taga väga pikalt töötama, siis selline vaheldusrikas Hiire ja klaviatuuri kasutamine tingib selle, et meil on lõpuks vähem terviseprobleeme. Kõige suurem oht siin arvuti taga tervisele on see, et see tegevus on väga ühekülgne. Aga Blenderiga on see asi natukenegi mitmekülgsem. Blenderi user interface'i disain on veel selline, et peaaegu kõik shortcutid on sellised, et nende vajutamiseks klaviatuurilt ei ole vaja 2 kätt. Noh, Photoshopis on näitena olemas üks selline shortcut, mis on Ctrl-Alt-Shift-S. Noh, okei, seda veel saab kah kuidagi ühe käega ära vajutada, aga seal on veel mõningad analoogsed shortcutid, et ühe käega enam mitte kuidagi ei ulatu. Aga Blenderis on sellised lühemad shortcutid, et ei pea kätt Hiire pealt ära tõstma. Sellel kursusel me otseselt modelleerimisega ei tegele. Küll aga vaatame põgusalt, et kuidas olemasolevaid objekte suurendada, vähendada, nende kaldenurka muuta, kuidas neid nihutada. Märgime siis näiteks selle kuubiku parempoose Hiire klahviga ära. Nüüd proovime näiteks selle suurust muuta. Selleks on mitu võimalust. Vajutame nuppu Scale ja liigutame. Aga selle variandi kasutamine on üsnagi ebatõhus. Veel üks variant suuruse või suuruse muutmiseks on, et lülitame sisse siit selle Scale manipulaatori ja nüüd saame võtta siit nendest kuubikukujulistest ikoonidest kinni ja siit soovitud suunas scale'ida. Aga selline scale'imine on ka tegelikult ainult väga algajatele sobilikum. Ainult väga algajatele sobilik. Natukene tõhusam variant on kasutada shortcuti S. Vajutame, see kuubik on meil selektitud, vajutame S-klahvi. Ja nüüd ma Hiire peal ühtegi klahvi alla ei vajuta, vaid lihtsalt lohistan seda hiirt. Ja kuubiku suurus muutub. Ja kui see kuubiku suurus sobib, siis lõpetamiseks vajutan Hiire vasemat klahvi. Objekti suurust saab muuta ka ainult ühel teljel. Või saab muuta ka nii, et 2 teljel muutub ja 3 ei muutu. Ühel teljel suuruse muutmiseks saab kasutada, nagu ma ennem näitasin seda ikooni siin. Või võib kasutada ka shortcuti.
ma vajutan alla S-klahvi, selleks, et siis suurust muuta. Ja nüüd oletame, et ma tahan seda tõmmata pikemaks ainult mööda X-telge. Siis vajutangi klaviatuurilt X-klahvi. Ja liigutan hiirt. Sobiva suuruse saavutamisel vajutan jällegi lõpetamiseks hiire vasemat klahvi. Et siin on jällegi Blender disainitud sellisena, et see mõjuks selle kasutaja kätele hästi vähe kurnavalt. Näiteks Illustratoris on objekti suurendamine, vähendamine, nii et selle tegevuse käigus peab hiirt all hoidma kogu aeg. Ja see on käele päris kurnav. Aga Blenderis on siis nii, et vajutame S-klahvi, ühtegi hiire nuppu vajutama ei pea, lihtsalt lohistame, kuni saavutame soovitud suuruse ja lõpetamiseks vajutame korraks hiire vasemat klahvi. Vaatame, mis variandid on veel suuruse muutmiseks. Kui on vaja seda suurust nüüd hästi täpselt muuta, siis selleks kasutame neid numbriväljasid siin. Trükime siia täpselt sisse, et kui suurt asja me tahame. Nendel numbriväljadel on mõningad omadused, millest ma kohe räägin. Et sõltuvalt sellest, kuhu ma nagu klõpsan siin, sõltuvalt sellest muutub tulemus. Kui ma tahan ise seda numbrit sisse trükkida, siis tuleb vajutada enam-vähem keskele. Ja nüüd ma saan oma numbri sisse trükkida. Vajutan numbri 2 ja panen Enterit. On olemas. Nüüd kui vajutada natukene serva poole, siis saab hiirega klõpsates suurust natukene muuta. Ja on veel olemas selline libistamise võimalus, et ma vajutan siin hiire alla ja nüüd hiirt all hoides lohistan. Et need asjad siin toimivad peaaegu kõikide numbriväljade peal. Et see on selline üldine asi. Need võiks meelde jätta. Ja siin nende numbriväljade peal saab teha ka lihtsaid tehteid. Et meil ei ole vaja alati kalkulaatorit kasutada. Näiteks ma tahan saada sellel X-teljel 5 korda lühemat objekti. Siis ma kasutan jagamismärki ja panen 5. Panen Enter. Ja ongi täpselt 5 korda lühem objekt olemas. Samamoodi saab siis liitmist, lahutamist, korrutamist teha. Et siin on veel siis selline võimalus, et saame objekti kalde nurka muuta. Siin on jälle analoogselt kõik sarnased variandid olemas. Võime kasutada seda esimest eriti ebatõhusat nuppu. Võime kasutada siin seda rotate manipulaatorit. Et siit vastavast teljest kinni võttes saab kalde nurka muuta. Et kui siin seda hiirt natukene pikemalt peal hoida, siis kuvatakse ka vastavad shortcutid, et millega me mida teha saame. Et need S scale, R rotate ja G ehk grab on kõige põhilisemad
shortcutid, mida kasutada. Okei, aga vaatame nüüd veel siis kaldenurga muutmise võimalusi. Saime kasutada seda manipulaatorit siin, aga võime jällegi asja numbriliselt paika panna. Siin on selline koht nagu rotation. Ja jällegi võime kasutada klaviatuuri shortcuti. Ennem kasutasime S-i suuruse muutmiseks, nüüd S oli scale, nüüd kasutame kaldenurga muutmiseks R-klahvi ehk rotate. Ma vajutan R-klahvi, nüüd liigutan hiirt ilma midagi alla vajutamata ja lõpetamiseks vajutan hiire vasemat klahvi. Nii nagu scale'imist sai teha ainult ühel teljel või kahel teljel, nii saab ka seda rotate asja teha mitmel teljel või ainult ühel teljel. Oletame, et ma tahan kaldenurka muuta Y-teljel, siis ma vajutan kõigepealt klaviatuurilt R-tähte, R-klahvi, siis vajutan X-i, et see toimuks X-teljel ja liigutan hiirt. Ja lõpuks selline käsk nagu translate, see on siis asukoha muutmine. Et siin ei ole küll shortcutiks T, vaid on hoopis G. Et seda võib meelde jätta läbi selle, et see oleks nagu grab ehk lohistamine. Võime kasutada jälle seda nuppu, mis ei lase meil väga palju liigutada. Võime kasutada siit manipulaatorit. Võtame siit noolest lihtsalt kinni ja saame liigutada. Ja variant siis jällegi kasutada numbreid. See on siis location. Ja analoogselt eelmiste asjadega saame lohistada ainult ühel teljel. Näiteks vajutame klaviatuurilt nõrka G-klahvi ja nüüd ma tahan lohistada X-teljel. Vajutan X-klahvi, liigutan hiirt ilma midagi alla vajutamata ja kui see asi on sobiva koha peal, siis lõpetamiseks vajutan hiire vasemat klahvi. Et seni õpitud klahvi kombinatsioonid võiks endale nii sisse harjutada, et nende peale ei pea üldse hiljem mõtlema. Need on sellised kombinatsioonid, mida kasutatakse siin Blenderis ka teistes vaadetes. Et see ei ole nüüd küll selle tunni teema, aga ma lihtsalt näitan, et Blenderis on olemas selline asi nagu videoeditor. Me saame siin videot monteerida. Ma lisan siia mingisuguse klipikese. Ja seal 3D vaates oli selline asi, et kui ma tahtsin seda lohistada kuskile poole, siis ma kasutasin nõrka G-klahvi. Siis nüüd siin video monteerija aknas saan ma samamoodi G-klahviga seda kusagile poole lohistada. Ja peaaegu kõik shortcutid toimivad peaaegu kõikides kohtades hästi samamoodi.